Igal aastal vara kevadest alates võib Eesti linnade tänavatel märkama hakata intensiivseid tolmupahvakaid, mis määrivad autosid ning mida me sisse hingame. Probleem kindlasti on suurem linnades, et me eriti ju praegu näeme, kui siin viimased lumetõrtsakad on ära sulanud, siis linnas liigeldes tolmupilv on kogu aeg üleval, sest siin ju liiklussagedus on oluliselt suurem ja seetõttu ka seda tolmu peale seda talve on oluliselt rohkem. Tegu on resuspensiooniga ehk antud loo mõistes nähtus, kus talvel teedele kogunenud osakesed lähevad kevadel kuiva, tuule, sõidukite ja valede koristusmeetodite mõjul lenduma. Sinna tänavakattele ta siis valdavalt satubki siis teekatte enda kulumise tulemusena ja omakorda siis enamasti siis autod kulutavad seda teekatet ja autode siis erinevad kuluvosad ehk siis piduriklotsid näiteks, et ka see siis sadestub sinna. Käesolevas teemas on oluline roll etendada ka inimeste rehvi valikul. Ehk siis, kas sõidetakse naast või lamellrehvidega? Nimelt kulutavad lamellrehvid võrreldes naastudega teekatet märkimisväärselt vähem ning seetõttu ei panusta need peenosakeste tekkimise kaudu õhukvaliteedi halvenemisse. Kui me räägime sellist võib-olla arusaadavalt, mis kindlasti inimestel on hoomatav, et see iga-aastane kulu, mis siis näiteks Tallinna linn siis peab panustama tänu sellele, et kasutatakse üsna palju siis naastrehve, see on kuskil suurusjärk 8 miljonit aastas. Kui sa liigud peamiselt siin suuremates linnades, põhimaanteedel, siis ilmselt see naastu kasutamine ei ole enam täna väga põhjendatud. Ehk me näeme ise ka, et viimased talved on muutunud pehmemaks. Ja meie teehooldus täna vähemalt on sellisel tasemel, et suuremad maanteed me väga kiiresti lükkame puhtaks, seal kinnisõidetud lund ei ole, ta on soolamärg, ehk siis lamellrehviga saab seal väga hästi hakkama. Ometi pole nii Marek Maasikmets kui ka Romet Raun poolt mõttele, et naastrehvid täielikult ära keelata, sest olenemata Eesti väiksusest on siinsetel teedel olud erinevad. Me ju teame, et meil on väga palju ka väiksemaid teid, ehk siis selliseid teid, kus meie seisundi nõuded või selline hooldetase on madalam. Et me ju määramegi hooldetaseme sõltuvalt sellest, kui suur on see liiklus selle konkreetse tee peal. Ja neid väikseid teid on meil väga palju maapiirkondades, osaliselt ka kruusateed. Ja kuna ma olen ise maalt pärit, siis tean omast käest, et sellistel teedel kohati inimesed siiski soovivad jätkuvalt naastrehvi kasutada. Tolmuprobleemi on kõige lihtsam märgata kevadeti autode pealt. Tõmbad näpuga siit ja voilà. Ainult, et selle lahendad üpriski lihtsasti. 15 minutit pesulas ja see kõik on ilus, uus ja särav. Kuidas aga mõjub kevadtolm inimeste tervisele? Õhus hõljuvad peenosakesed on läbimõõdult 10–40 korda väiksemad kui inimese juuksekarv. Tänavatolm ise haigeks ei tee, kuid selles peituvad pahaloomulised ühendid küll. Tolmu ohtlikkus ongi sõltuvuses sellest, et mida see tolm endast sisaldab, mis on ta keemiline koostis. Et kui meil on tegemist tavalise sellise lubjatolmuga, ei pruugi see nii ohtlik olla, kui seal on siis erinevad kas metallitükikesi, rääkides eriti veel raskmetallidest ja mingid põlemisjääkidest, erinevad kantserogeenid. Levinuim kahjulik ilming on hingamisteede ja silmade ärritumine. Pikas plaanis on tugevas tolmupilves aastast aastasse elamine, aga fataalse ning rahaliselt kalli mõõtmega. Ütleme, et selline Eesti kontekstis, et sellist statistiliselt on välja arvutatud, siis, et umbes 1200 enneaegset surma aastas, et tänu siis õhusaastele üldiselt. Aga kui me toome nüüd selle tänavatolmuselt välja, siis on kuskil suurusjärk 60 enneaegset surma aastas. Ja kui me paneme selle rahalisse vääringusse, siis puhtalt selle teetolmu siis rahaline mõju nendes kaotatud eluaastates on siis kuskil 33–34 miljonit aastas. Ilmestamaks, kui palju seda tolmu ikkagi praegusel momendil on, siis panime eksperimendi korras Tallinnas Peterburi tee Pervele ligi 5 tunniks lumivalge paberi. Kell on praegu 11:36. Ma arvan, et kui me 3-4 aeg tuleme vaatame uuesti, mis saanud on, siis on juba päris hästi. Päris korralik tolmukiht on peale tekkinud. Võib-olla, et lihtsale inimesele ilmestada, siis kujutage ette, et te tulete üleni valgetes riietes 4-5 tunniks ja tee äärdes seisma. No ma garanteerin, et hiljem te nende samade rõivastega enam ööklubisse ei lähe, ega teid sisse ka elastakse räpaselt. Lihtsalt, et kas või siin paberi peal kirjutame näiteks TV3.
ma ei tea, kas on näha, aga siia saab joonistada küll, no see on ikka päris korralik paht, mis siin peal on, noh.